Ja mul on siis hea meel tööjõu teema sissejuhatamiseks ja seda käsitlemiseks kutsuda siis lavale Silja Lipp, kes on siis MKM-ist majandusarengu osakonnast. Ole hea! Tervist kõigile ka minu poolt ja püüan siis peale lõunat natukene aktiivsust hoida ja räägin teile siis ühest suuremast ja ühest veidi spetsiifilisemast algatusest, mida MKM on lähiaastatel ette valmistanud ja järgnevatel aastatel ellu viima hakkab ja mis peaks siis Eesti tööstussektori konkurentsivõimet tõstma. Räägin teile tööstuspoliitika rohelise raamatu ettevalmistamisest, veidike selle sisust ja ka järgnevatest sammudest ja tegevustest, mis siis teid kui tööstuse esindajaid huvitada võiks. Ja samuti välisspetsialistide kaasamisest, kuna tööjõupuudus on Eesti tööstusel üks väga suuri probleeme täna, ka mööblitootjatel, ja tutvustan siis lühidalt tegevusi, mida siis riik on lähiaastatel tegemas selleks, et meie tööjõuturule ka väljaspoolt Eesti piire kvalifitseeritud spetsialiste tuua. Aga lähme siis vaikselt edasi, et alustame siis tööstuspoliitika rohelisest raamatust. Ma alustaks võib-olla veidike numbriliste näitajatega, et miks me tegeleme tööstusega eraldi. Meil on erinevad riiklikud strateegiad, mis kõik ütlevad, et Eesti majanduse elavdamiseks on vaja tõsta tööstuse lisandväärtust. Me toodame liiga odavalt, me toodame liiga madala lisandväärtusega võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ja võrreldes ka meie naabritega. Kui me vaatame üldist Eesti ettevõtlussektorit, siis protsent on 69 võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega keskmisega. Kui me vaatame tööstussektorit ja ka mööblitootjaid, siis tegelikult meie lisandväärtus on ainult 55% sellest, mis Euroopa Liidu keskmisena toodetakse. Ehk et me teeme küll palju, me teeme hästi, aga me võiks veelgi paremad olla. Ja kuna tööstus on Eesti majanduses väga oluline, siis on ka see põhjus, miks me just tööstusele tähelepanu tahame rohkem pöörata, kui seda varem tehtud on. Sest üks töökoht tööstuses annab 2 või isegi 3 töökohta teeninduses. Ja sissejuhatuse lõpetuseks on ka valitsus kokku leppinud, et selle aasta lõpuks on tööstuspoliitika roheline raamat heaks kiidetud ja järgmisel aastal saame alustada selle elluviimisega. Et siin oli kohe üks küsimus, et ole lahke. Jaa, Indrek Kaarsen näiteks siin. Ma murran nüüd, ma ei taha seda, ma kas kõik kuulema. Et ma murran kohe müüti, et peale lõunat tuleb ikka mõni küsimus. Ma lähen nagu ilgelt vihaseks kohe, kui ma kuulen seda lisandväärtuse teemat ja seda, kuidas me oleme nagu nii madala lisandväärtusega. Et ma üritan, te olete kena naisterahvas, üritan viisakaks jääda, aga kuidas kurat seda nagu võrreldakse? Et mille põhjal see nagu tuleb, kas me vaatame lihtsalt SKP-d ja ütleme, et niimoodi nagu ongi või SKT-d? Või me võtame nagu seda taustaga natuke arvele, et võtame selle, et Eestis ei toodeta kombaine näiteks või autotööstust meil ei ole. Kas me kaalume ka seda kuidagi või me lihtsalt ütleme, et näed, et meie see number rahaliselt on väike ja nii ongi? See on hea küsimus, aitäh. Seda on küsitud palju. Ja jah, seda arvutatakse põhimõtteliselt tööjõukulud versus siis ütleme tulud. Et kui palju sul kulub tööjõule selleks, et saada teenitud tulu kätte. Aga jah, selles mõttes me võrdleme ennast küll Euroopa Liidu keskmisega, aga loomulikult me peame arvestama oma ajalugu, me peame arvestama
seda, mis seisus me täna oleme üldises majanduses. Aga kui me räägime Euroopa Liidu keskmisest, siis tegelikult me räägime keskmisest, kust on väga palju üle keskmise panustajaid. Et selles mõttes me Eestina ei ole ju väga madalal positsioonil, vaid võrreldes keskmisega oleme me oluliselt madalamal positsioonil. Et ma tahan öelda sellega seda, et jah, et on palju riike, näiteks Saksamaa, näiteks Inglismaa, kus tootlikkus on Euroopa Liidu keskmisest kordades suurem, tänu sellele, et nende toodang ongi teise iseloomuga. Ja Eestis, miks me nii palju räägime lisandväärtusest töötaja kohta, ongi see, et meie eesmärk on ju samamoodi liikuda targemate toodete poole, liikuda kallimate toodete poole ja olla seeläbi konkurentsivõimelisemad. Et ma ei ole kindel, kas see vastas päris täpselt teie küsimusele, aga see on see taust, mis selle numbri juures on. Et kui sobib, siis ma liiguksin edasi, aga igal juhul, kui kellelgi on küsimusi, siis andke julgelt märku ja püüan siis vastata. Aga nagu ma ütlesin, et tegelikult on ju lisandväärtuse kasv ka paljude teiste riigi tegevuste, strateegiate eesmärk ja miks meile siis eraldi tööstuse fookus. Tööstuspoliitika erisus on see, et see on koostatud koostöös ettevõtjate esindajatega ja sisuliselt on meie eesmärgiks saada riigi ja ettevõtjate vaheline kokkulepe, et mida siis saab riik teha selleks, et tööstus paremini edasi areneks ja mida ettevõtjad peavad tegema selleks, et nende enda konkurentsivõime tõuseks. Ja veidi üle 2 aasta oleme me tegelikult tööstuspoliitikat küpsetanud ja on olnud väga palju väga tuliseid arutelusid, et kuhu suunas me liigume, miks me selles suunas liigume ja mida me selleks tegema peame, et me eesmärgi saavutaksime. Erinevad ettevõtlusorganisatsioonide esindajad on olnud igapäevaselt kaasatud, mis on, ütleme siis Eesti riigis, mis ei ole väga igapäevane nähtus, et selle tegevuse eesmärk on ühe eesmärgi nimel panna tööle nii riigi esindajad kui ka siis ettevõtjad ise. Ja kogu selle tegevuste paketi eesmärgiks on liikuda rohkem tööstus 4.0 suunal, millest räägitakse järgnevate ettekannete raames, et sellele ma praegu ei keskenduks, aga eesmärk on ikkagi muuta tootmine targemaks, kaasata kvalifitseeritud tööjõudu, targemaid inimesi, mis annavad siis targemad tooted ja suurema konkurentsivõime ka välisturgudel. Aga sisu osas kogu see 2-aastane aktiivne töö koos ettevõtjatega on viinud meid nii kaugele, et me oleme seadnud 5 põhilist fookust, mille suunas siis Eesti tööstus liikuda võiks ja millele siis panustavad nii avalik sektor kui ka ettevõtjad ise. Ja esimeseks fookuseks on kindlasti tööstuse laialdasem digitaliseerimine, et muuta protsessid kiiremaks, et saada andmeid oma tootmisest, mida saaks kasutada siis juhtimisotsuste tegemiseks ja muuta ka tooteid, pakkudes juurde teenuseid. Teiseks teemaks on haridustellimus, et tänane suur probleem tööstuses ja ka mööblitootmises on kindlasti see, et kvalifitseeritud tööjõud on puudulik ja haridussüsteem ei vasta täpselt sellele, mida töösturid täna ja homme-ülehomme vajavad. Et palju panustatakse lähiaastatel sellesse, et Eesti haridusmaastik vastaks teie vajadustele. Ja kolmandaks fookuseks on investeeringud, et ettevõtted oleks suutelised, oleks valmis investeerima arendustegevustesse, selleks vaatame üle ja kujundame siis nii toetusmeetmed kui ka finantsinstrumendid ehk laenud, mida paljud ettevõtted eelistavad toetusvõimalustele, et
et pakkuda siis tuge investeeringute tegemiseks. Ja samuti on väga oluline roll ettevõtete ja teadus-haridusasutuste koostöö parendamiseks, ütleme nii, et panustatakse innovatsiooni, panustatakse tootearendusse, kasutatakse Eesti teadus-arendusasutustes tehtud tööd. Et täna me näeme, on väga suured käärid on ettevõtete ja ülikoolide vahel. Ja samuti üheks fookuseks, mis võib-olla teie sektorit nii otseselt ei puuduta, on ka maavarade laialdasem kasutuselevõtt, et Eesti majandus rohkem tulu tuua. Ja kogu nende fookuste elluviimiseks on siis iga aasta lepitakse kokku tegevused, mida teeb erasektor, mida teeb avalik sektor, milliseid tugimeetmeid on vaja, milliseid tegevussuundi on vaja võib-olla muuta paari aasta jooksul, ja ka selles protsessis on väga oluline roll ettevõtjate esindajatel, kes seda kõike koos riigiga siis tegema hakkavad, monitoorides nii siis selle elluviimist kui ka siis tegevuskava koostamist. Et ma rõhutaks, et ettevõtjate esindajatel on sellel tegevusel väga suur roll. Ja tööstuspoliitika roheline raamat on täna sisuliselt valmis, on kokku lepitud partneritega ja ootab siis Vabariigi Valitsuse heakskiitmist, mis tõenäoliselt veel selle aasta lõpuks ka juhtuma saab, et järgmisel aastal siis alustada reaalsete tegevuste elluviimist. Tööstuspoliitika osas rohkem mul endal midagi lisada ei ole, et kas kellelgi on selle teema kohta veel kommentaare. Et kui praegu ei ole, et siis ma räägiks põgusalt ka välisspetsialistide kaasamisest ja kui tekib kommentaare, siis andke julgelt märku. Andke käega märku, siis ma annan kohe mikrofoniga. Jah. Aga lähme edasi. Välisspetsialistide kaasamise tegevuskava on siis sisuliselt MKM-i algatus, et panustada jõulisemalt riigi poolt selleks, et meie ettevõtetel lahendada siis tööjõupuudusega seotud probleeme. Me teame, et kvalifitseeritud spetsialisti leidmine Eestis on päris keeruline, palgatase tõuseb, kuid maailm on avatud ja tegelikult on meie eesmärk pakkuda siis tuge, et soodustada ka välisspetsialistide palkamist väljaspool Eestit, väljaspool Euroopa Liitu. Ja lühidalt, kui varasematel aastatel on riik panustanud väga tugevalt Eesti kui töötamise sihtkoha promomiseks väljaspool Eestit, välisriikides, eelkõige Euroopa Liidust väljas, siis nüüdne eesmärk on pakkuda seda tuge laiemalt, jätkata Eesti kui sihtkoha teavituskampaaniad välisriikides, et inimesel tekiks üldse mõte Eestisse tööle tulla, kuid väga oluliseks peavad ettevõtjad ja ka needsamad välisspetsialistid, kes siia tööle tulevad, kohanemist siinse keskkonnaga, siinse tööjõukeskkonnaga ja siinse regulatiivse raamistikuga. Alustades näiteks sellest, kus ma leian endale perearsti, lõpetades sellega, kuidas endale üürikortel leida, et kõik, kes siin on töötamas käinud, ütlevad, et tegelikult meie e-riigi kuvand annab märku, et see kõik on väga lihtne, kuid praktilises elus tuleb väga palju bürokraatiat läbida. Ja lõpetuseks ka aktiivne tegelemine nende inimeste suunas, kes juba Eestis töötavad, kuid on siis mingil põhjusel lahkumas, et ka nemad siin töötamise sellist positiivset kuvandit edasi kannaks. Et läheneda ettevõtetele ja pakkuda neile tuge Eestis tööle meelitamiseks, siin kohanemiseks, ja samuti oleme võtnud eesmärgiks ka vaadata üle regulatiivne raamistik, et kus on kitsaskohad, kuidas me saame muuta oma reeglistikku, oma bürokraatia veelgi väiksemaks.
et olla atraktiivsed siis välisspetsialistidele. Aga kogu selle tegevuse juures on üks suur aga. Ja selle aga on selles, et tegelikult täna tööstussektorile on meil ees ju välistööjõu kvoot. Et me võime ju kõike teha selleks, et inimesi siia meelitada, kui kvoot on poole aasta pealt täis, siis ei olegi miskit teha. Ja ka selles kvoodi probleemi lahendamiseks tõenäoliselt selle aasta lõpus lahendus leitakse, on erinevad alternatiivid, mida kaaluda, kuidas seda probleemi lahendada ja tänu sellele on meie tänaseks eesmärgiks eelkõige pakkuda tuge IT-sektorile, kuid samuti tööstusele, kes vajavad IKT-spetsialiste. Et kui me räägime eelkõige tööstuse digitaliseerimisest, siis on ka teil, on ka tööstuses laiemalt ühel hetkel vaja rohkem IKT valdkonna spetsiifilisi töötajaid. Ja selleks me oleme seadnud eesmärgiks siis paari aasta jooksul panustada sellesse, et IKT-spetsialiste Eestisse tuleks, et katta nii IT-sektori vajadus kui ka siis tööstussektori vajadus. Ja toon välja mõned tegevused, millega me nüüd sellel aastal algust teeme, mis on suunatud IT-sektorile väga, aga kui me saame lahendatud ka välistööjõu kvoodi tööstusele, siis on ka kindlasti need tegevused võimalik laiendada tööstusele laiemalt. Järgmise aasta alguses oleme me pakkumas ettevõtetele välisvärbamisosakut, mis on sisuliselt toetusmeede selleks, et lihtsustada siis väljaspoolt Eestit inimeste palkamist. Ja vastavalt siis ettevõtte vajadustele, kas tal on vaja näiteks teha talendiotsing väljaspool Eestit või pakkuda rahalist tuge Eestisse ümberasumiseks, maksta kinni spetsialisti lapse koolikoht või mis iganes selleks vaja on. Ja samuti on tegevused suunatud ütleme sellise positiivse maine kujundamise jätkamiseks läbi kampaaniate ja panustada ka väga palju tööandjatele endale, ettevõtjatele endale, et näidata, et ka välisspetsialistide kaasamine on üks võimalus oma tööjõuprobleemidele lahenduse leidmiseks. Ja paljuski, kes kogemust ei oma välistööjõu kaasamisel, nende jaoks tundub ka see väga keeruline, aeganõudev ja mahukas tegevus ja seda tuge oleme me valmis pakkuma. Ja neljandaks fookuseks ongi siis selliste tugiteenuste edasiarendamine, et kuidas siin Eestis kiiremini kohaneda, kuidas siin oma bürokraatlikud asjad ajada nii, et see väga palju aega ei võtaks, et see inimesele lihtne oleks ja et ta sellepärast siis ka tööandja aeg väga palju kaotsi ei läheks. Ja üks fookus on ka tegelikult nende inimeste kaaslased ja abikaasad, et paljuski need inimesed, kes on Eestist lahkunud, on teinud seda seetõttu, et nende pere ei leia siin rakendust, nende lapsed ei saa siin kvaliteetset ingliskeelset haridust ja nad ei sule enda ühiskonda, et ka selle poolega on vajalik aktiivselt tegeleda, et neid inimesi siia saada ja jääda. Ja jah, nagu ma ütlesin, et tööstuse puhul on eelkõige probleem kvoot ja kui see probleem laheneb, siis on kindlasti tööstuse vajadus lisaks IKT-spetsialistidele see, millega on võimalik sarnaste põhimõtete ja tegevustega aktiivsemalt tegelema asuda. Aga küsimusi, on kellelgi miskit küsida? Ja palun. Teeme kõigepealt väikse aplausi ka. Siin oli käsi.
nüüd ka jällegi tahtnud konkreetselt mingeid numbreid näha näiteks, et kui palju meil siis tegelikult praegu just selles mööblivaldkonnas näiteks juba välisspetsialiste on siis, keda on kaasatud ja kes on vajalikud. Et meil on ju siin kindlasti olemas asutused või firmad, kellel ma mõtlen need suured, kes ikkagi seda raha nagu kõige enam on sisse toonud mööbli tootmise kaudu, et palju siis neid välisspetsialiste ikkagi on juba? Ma ei tea, kas sa oskad kommenteerida või vastata? Ma ei oska seda numbrit kahjuks ise öelda mööbli tootmise spetsiifikast lähtudes, aga võime teha proovida väikse käetõstmise ringi, et kas kellelgi oma ettevõttes on mõni välisriigi spetsialist tööl? 1, 2. Siis siit saame peast kiire kalkulatsiooni teha, et kui see kanda üle nagu sektorile, et siis et juba on, aga mitte veel palju. Kui ma ei eksi, siis Swedbanka tööstusuuringu kohaselt mööblitootjate seas oli välisspetsialisti kaasamist kaaluvaid ettevõtteid 40%, mis on tegelikult üpris hea näitaja, et nagu me näeme, siis väga palju neid täna ei ole, aga kuna see... Aga teeme kohe teise küsimuse, et kui need meetmed, mida siin näidati, oleksid kättesaadavad mööblitööstusettevõtetele, kui paljud tahaksid taotlust esitada ja neid kasutama hakata? Mõned on. Nii, kas on veel küsimusi Siljale? Tervist, olen Tehnikaülikooli tudeng, teadlase spetsialist, keda otsitakse. Ja mul on küsimus just nende liidestega, et kus on see informatsioon spetsialistile, kus seda leida? Te mõtlete nüüd infot kogu selle temaatika kohta, millest ma rääkisin või? Vabandust, ma püüan täpsustada ennast, et kus neid spetsialiste otsitakse. Et mina kui spetsialist tahaks leida siis endale hea töö, aga mis on need liidesed, mis on nagu need suhtlusvõrgustikud, kus siis seda informatsiooni jagatakse? Eesti kontekstis eks me ise tea, et CV-keskused on need, kus ametlikult tööotsijad ja tööleidjad kokku saavad, aga paljuski on ka kõiksugu võrgustikke ja ma tean, et ka erialaliidud vahendavad seda infot päris aktiivselt. Aga mis puudutab nüüd välisspetsialistide leidmist ja kontaktide kokkuviimist, siis ka neid on tegelikult päris mitmeid allikaid ja on päris palju erinevaid valdkondlikke sotsiaalmeediavõrgustikke, kus otsitakse näiteks konkreetsesse sektorisse inimesi, et sellist ühte kohta, kuhu ennast üles anda, kus kõik võimalikud huvilised teid üles võiks leida nii Eestis kui väljaspool, tegelikult ei olegi, et neid sellist ühtset kohta täna ei ole, et Euroopa Komisjonis on üks toimiv talendivahetusportaal, aga ta on jutumärkides toimiv, ta väga aktiivselt tööle ei ole läinud. Aga tudengina kindlasti sellist head soovitust mul siit riigi poolt küll kaasa ei ole anda, et kuhu peaks pöörduma ja mida peaks tegema. Aga mis puudutab tudengeid, siis tegelikult on meil Eestis ka täna päris mitmeid välistudengeid ja päris palju, kes siin õpivad ja ühel hetkel Eestist lahkuvad. Ja ka nendele oleme me päris palju tähelepanu pööramas, et viia nad kokku ettevõtjatega, et nad saaksid meie majandusse edasi panustada ja meie tööjõuprobleemile lahendust aidata leida. Aga see puudutab nüüd puhtalt välistudengeid, et otseselt Eesti elanike, Eesti kodanike, see tegevusprogramm ei kajasta, et selleks on teised meetmed. Aitäh, on kellelgi? August Kull ja ma võtaks nagu pingeid maha, et ütlen mööblitootjatele, et asi päris väga hull ei ole, et meie taha jäävad, kui me läheme lisandväärtuse juurde, ka sellised riigid nagu
Leedu, Läti, Poola, Bulgaaria, kõik meie kõige suuremad, Rumeenia, kõik meie suuremad konkurendid. Ja meie ettepoole jäävad, kui me võtan Euroopa Liidu keskmist, siis jäävad sinna tähendab sellised liidud nagu Malta ja jääb Kreeka ja Portugal ja Hispaania. Et noh, see on nüüd ütleme seda, mida Swedbank oma, kuidas ütelda, aruandluses näitab. Et ma tahan ütelda, aga me kindlasti oleme palju ambitsioonikumad kui meie naabrid, ütlesid, et me oleme naabritest nagu kehvemad. Et see on nagu selline remargi korras. Nüüd see teine, mis te hakkasite rääkima, seda rohelist raamatut, et väga ilus pealkiri ja selline ambitsioonikas ja mul on selline tunne, et ta on kirjutatud IT-sektori palvel või ütleme lobitöö tulemusena. Et see nagu käsitleb puhtalt nende probleeme, tähendab, et kuigi ma ei taha ütelda, et tähendab, et ühel mööblitootjal ei ole vaja IT-alast, ütleme, IT-lahendusi oma töös. Kindlasti on 100%, on isegi 110%, aga need inimesed, kes töötavad ja kes tulevad ka, ütleme, Tallinna Tehnikaülikoolist, noored spetsialistid, ka nemad oskavad neid IT-lahendusi kasutada, kui need IT-lahendused on. Neid on üle maailma väga palju olemas. On ka Eestis olemas igal pool, tähendab. Nende pärast meil ei ole vaja võtta sisse, tähendab, ütleme, ma mõtlen nagu mingit IT-spetsialiste, tähendab Indiast või kuskilt kaugetelt riikidelt, kellele oleks vaja siis lapsi siin nagu kooliharidust kinni maksta ja nii edasi. Aga see on nagu ütleme niimoodi, et võib-olla võiks natukene majandusministeeriumis natuke sukelduda tööstusharu tegelike vajaduste tasemele. See oli nagu soovitus. Lihtsalt puhtalt soovitus. Ja teine soovitus on, et võtkem see koodid maha. Siis on nagu, me saame hakkama, aga ärge tehke takistusi, tähendab riiklikul tasemel. Aitäh, Silja, soovid sa kommenteerida kiirelt? Aitäh kommentaari eest, muidugi soovituste eest, et loomulikult meie majandusarengu osakonnana loomulikult me näeme, et kvoot on probleem ja see lahendus tuleb leida. Ma olen 100% nõus. Mis puudutab nüüd tööstussektori spetsiifika ütleme siis tugevamalt sisseviimist rohelisse raamatusse, siis nagu ma ütlesin, me oleme teinud seda koostöös erialaliitudega, tööstussektori erialaliitudega. Et kui siin on, aga paljud teised on ette heitnud seda, et siin on väga tugevalt digitaliseerimine sees, kuid paratamatult, kui te kuulete ka mõne ettekande pärast tööstus 4.0-st, siis ka ütleme, kogu tööstuse areng liigub IT-lahenduste kasutamise suunas. Kogu tootearendus liigub IT-lahenduste kasutamise suunas. Et see on võib-olla see mõte, millega võiks lõpetada, et IT-sektor ei ole kindlasti siin läbivalt ületomineeriv, vaid pigem IT kui kasutamine tööstuses on see temaatika, mille suunas me tahame liikuda. Ja selleks paratamatult on meil vaja nii IT-lahendusi kui ka IT-spetsialiste. Et ma rõhutaks, et kindlasti ei ole see dokument tehtud majandusministeeriumis kabineti vaikuses, et seal on väga paljud osapooled olnud kaasatud ja tööstussektori erialaliidud. Kui ma ei eksi, siis ka mööblitootjad on olnud, eksin, selge. Et võib-olla sellepärast see kriitika. Aga suur tänu minu poolt, loodan, et saite natuke mõtteainet ja edu teile konverentsiks. Aitäh! Üks küsimus oli veel. Aeg pressib peale. Mul jäi südamele üks asi seoses selle rohelise raamatuga, et äkki saaks definitsiooni targale tootele, millega me maailma hakkame valutama, et praegu senini, kui ma aru saan, neid ei ole vist veel. Mida te mõtlete selle all? On ikka meil tarku tooteid juba ju olemas ka Eestis ja muidugi oskad sa mõne kiire näite tuua? Mõne kiire näite, tegelikult ma võib-olla hea näitena tooks mõne toote, millele on ka teenus juurde kujundatud. Ütleme, milles kasutatakse näiteks
mobiilset positsioneerimist, millega on näha, kuidas toodet kasutatakse, milleks seda kasutatakse, kus seda kasutatakse. Ja tänu sellele siis pakkuda ka, ütleme, lisaks selle toote müügile ka siis hilisemat teenust juurde. Aga mõni konkreetne näide, kindlasti neid näiteid leidub Eestis, mul praegu ei tule ühtegi konkreetset. No surnu ja sessioon nagu pärast lõunat ei tule ühtegi head mõtet pähe. Aga suur aitäh, Silja, veel kord!